Nüüd siis see uus kanaldus täiesti teisest kohast, eks see väga mõjutab meid ümbritsev ruum ja elukoht, kus me oleme, kus me elame, see mõjutab signaali kvaliteeti ja sõbrad, mis teadvusseisundis meiega koos elavad, need mõjutavad signaali kvaliteeti ja sugulased, tuttavad, kes jagavad meiega korterit, kes elavad samas ruumis, need kõik väga mõjutavad signaali kvaliteeti. Ehk siis seda kogemust mulle just näilati, et kui sa lähed 2 kilomeetrit eemale teiste sõprade teise ruumi, kogu see signaal, kogu õhustik, kogu olustik on täiesti teistsugune ja siin varsti juba toimubki siinsamas üleplaneediline meditatsioon siis kõikide paremaks ühildumiseks nende kõrgemate minadega ja et kõik siis täidaksid oma kõrgema mina eesmärki ja meie omavaheline sõprus paraneks märgatavalt ja tunduvalt. Mis on küllus, on siis headel suhetel põhinev hea karma ja osad on siit edasi ja väidavad, et ilma teoviljadeta tegevused ehk siis karmast veel edasi, aga üldiselt enamik inimesi ei ole sellest edasi ja seega ma ütlen, hea karma ja head suhted on see külluse võti tegelikult. Ehk siis mul näiteks on Eestis 6 kodu või et sa lihtsalt nagu hoiad neid häid suhteid ja inimesed tahavad sinuga kohtuda, sest sa oled meeldiv, sest sa teed head üldiselt ja siis nojah, sellega saigi kaetud, et inimesed tahavad sinuga olla, siis sa teed üldiselt häid tegusid näiteks. Ja see teises majas, kust ma just tulin, seal on meil vägev broadcasting, seal elab 3 täiskond inimest, kes kõik broadcast ivad oma raadiojaama. Ehk siis meil, kui sa vaatad vaimse maailmas, siis meil on 3 raadiomasti püsti. Minu oma, siis ühe mehe oma ja ühe naise oma. Ja need kõik 3 raadiomasti siis pidevalt edastavad erinevat signaali, et üks on siuke vaba Ameerika, teine on siuke Pleiadit ja siis kolmas on siuke Lõuna-Ameerika meditatsioonid, ja kõik 3 tüüpi elavad ühes ja samas majas, üks neist olen mina, ja nüüd ma tulin sealt just ära ja siin on teine olukord, siin on meil 2 väikest last ja siin rohkem on vastuvõtvad inimesed. Siin me tõesti võtame vastu selle meditatsioonidena ja mitte niivõrd ei edasta, kui võtame vastu, ma olen hämmastunud, kui vastuvõttev siin üks elav naine on, et ta suudab võtta vastu ka kõige inetumaid Orioni signaale ja muundab need tõlke läbi arusaadavateks. Ja mida mina ei suuda, mina lihtsalt löön neid Orioni signaale, kui nad tulevad, aga tema võtab need vastu ilma vähimagi probleemid. Ja tõesti imeilus on siin teises sõprade kodus siis, kus elavad ka mu lapsed. Et selline keskkond meil praegu on ja tere tulemast kõigile, kes on juba sisenenud Kobra meditatsioonidesse, kes on juba sisenenud rahvusvahelisse ühisteadusesse. Tere tulemast veel kord ja aitäh, et olete täna meiega. Inimestele hakkab meeldima see sagedus, nad küsivad seda juurde, nad tahavad sellega olla ja kõigil on väga hea meel, kui samal sagedusel on veel rohkem pakkumisi, on veel rohkem erinevaid asju. Mis on praegu põhiprobleem, on siis Orioni omade valu ja vana Orioni omade inetu konflikt, mis on tegelikult seotud selle valuga, mis tõuseb sellest valust, mis on konfliktne ja valulik. Ehk siis Orioni omade inetu valu on üldine põhiprobleem praegu, mis on mis tundub energeetilises nagu oleks metall see esimesega füüsiliselt löödud kedagi. Mingi siuke energia, siuke, kuidas öelda, mitte tuimestav, et siuke roimastav, et see nagu siuke inetu, jäme kõle ja metall esimega löök, siuke vibratsioon on see põhienergia. Ja see on, mis põhjustab enim probleeme praegu et see sõprussuhte asemel on selline inetu, külm, siuke kõledus ja valu, ja sellega läheb aega lihtsalt, et me võime siin mediteerida, aga sellega läheb mitu tundi aega, et see saaks korda, et selle kindlasti me saame selle arusaadavasse keelde tõlgitud jälle, aga sellega läheb mitu tundi aega,
Et võib märgata sarnaseid vabadusvõitlejaid üle kogu Eesti, kellest paljud on paraku Orioni päritolu ja miks ma ütlen paraku, sest nendega on enim probleeme on nendega. Aga see ei tähenda, et nad oleks pahad inimesed, on ju. Ehk siis võtame tõesti vastu selle imelise meditatsiooni, Kobra ja Plejadide meditatsiooni ja ilusat õhtut kõigile ja näeme juba varsti. Kui mitte enne, siis kindlasti pärast meditatsiooni. Ja tervisi kõigile ja see oli Taavi siin ühes oma Eesti kodudest. Tšau!